Euroopa keeltepäeva või aardejahi üks küsimustest on selline, kus õpilased peavad kuulama inimesi rääkimas ja ära arvama, mis keeles inimesed räägivad ja ma kasutan selleks sellist diktofoni, mille ma tellisin mõned aastad tagasi Amazonist. Ma näitan, kuidas see toimib. Et mul on siin praegu Euroopa keeltepäeva leht on lahti ja selleks, et salvestada, siis ma lihtsalt vajutan siia punase nupu peale ja hoian seda all. Ma panen siit selle käima. Ja, genau, ja. Cool, ja, gut zu wissen, ja. Okay. Und Strände sind die dann Sandstein, Kieselstein? Okay, im Wesentlichen. Und es empfiehlt sich solche ABN-Höfe. Nii, ja nüüd ma saan seda siis kuulata. Nii, kui uuesti tahaks kuulata, vajutaks jälle play nuppu. Kui ma tahaks seda ära kustutada, ütleme, kui ma ise kasutaks seda, siis ma saan X-ile vajutada, siis saab ära kustutada. Et selline hästi lihtne kasutada. No eks seda saab teistes kohtades ka kasutada, selles mõttes, et anda näiteks õpilasele see kätte ja ütleme, et kui jäi midagi kodus lugema õppida või jutustama õppida, siis seda minu arvates oli see 6 minutit äkki sai siia salvestada. Nii et näiteks, kui neid on mitu tükki klassis, siis saab õpilasele kätte anda, läheb raamatukokku või kuskile, salvestab oma loo ära ja toob lihtsalt selle tagasi. Et tegelikult ütleme, et kui neid oleks, ma ei tea, 10 tükki klassis, 15, siis võib ju tegelikult siia täitsa koodi kleepsuga taha panna ja siis näiteks, kui ma saadan õpilasi koolimaja peale laiali, siis tagasi tulles ma tean, milline see helisalvesti oli siis kelle käes. Et eks sellel ole erinevaid võimalusi veel, kuidas kasutada. No näiteks siin on soome keeles. Mies soittaa lääkärin